tere tulemast tagasi minu kanalile. Me oleme jõudnud omadega Noorusspa hotelli. Olen mina ja Sonja. Mees pidi ka tulema esialgsete plaanide kohaselt, aga ootamatult pidi ta eile ära lendama. Nii et me tulime Sonjaga käekesti. Enne kui me lähme basseini, ma olen juba valmis selleks, on ju nagu näha, siis ma mõtlesin, ma teen teile toatuuri ära, näitan, mis tuba meil on. Meil on mingi double deluxe vist. Me võtsime selle mõttega, et siin on eraldi, siin on eraldi istumistuba, elutuba ja siis on magamistuba, et kui Sonja läheb magama, et siis me ei oleks pidanud temaga samas toas istuma vaikselt, vaid et me saame siin telekat vaadata ja värki, aga kuna ma olen nüüd üksi, siis ikkagi ma saan seda teha, on ju. Et me ei pea temaga istuma seal pimedas toast kuskil. Igatahes, teeme siis selle toatuuri ära. Nii, siin on sissepääs, on ju. Siin kõrval kohe on jalanõudele ja riietele, siuke nagid, värgid. Seal on telekas, siin on laud, seal on külmkapp, mida Sonja urgitseb praegu. Siis on, see on see istumisosa sõnaga. Diivan on siin, siia saab tegelikult panna veel 2 inimest magama ka, nagu ma aru saan, see on lahti käiv diivan. Ja siis siit toast on ka vannituba. Vannituba, meil on vann, WC, vann. Siin on 2, Sonja näita, mis siin veel on. Siin on 2 kraanikaussi ja siis on ka dušinurk. Et väga-väga luks. Pole nii uhkes veel vist. Või tegelikult olen küll olnud, aga ma ei mäleta ammu. Ühesõnaga, ja siin on siis teine tuba. See on siis magamistuba. Siin on rõdu ka. Rõdu on nagu vaade tegelikult. Ma ei tea, kus see kaardinad siin. Ma ei viitsi. Seal on kuskil merevaade tegelikult, aga jah, kuna siin on see katusosa ees, siis ei ole näha. Kas sa tahad helistada kuskile? Me peame helistama, sest et meil pole beebivoodit pandud. Jaa, aga meil on vaja tegelikult seda. Emme aitab. Et nii, tagasi. Ja seal on siis kapp, panin juba asjadele, siit mingi pilu paistab või. Ühesõnaga, mega suur kapp. Aga jah, meil siin asjad juba visatud sinna laiali. Mul on Caesari salat krevettidega, ma ei tea, need siuksed tulevad, aga pole hullu. Ja Sonjal on pataadi friika diagona tükkidega. Ma oleks võinud ainult selle tellida, ma oleks 2 peale saanud söönuks. Meil on suht siuke siu-siau graafik olnud täna. Me jõudsime mingi 2 siia. Sonja, tule lifti ruttu. Jõudsime 2 siia, siis läksime, saime toa kätte kohe, siis läksime basseini. Tule. Väike pätakas. Nii. Läksime basseini, olime seal mingi tund, kokku kõik see pesu ja riietamine ja kõik see. Siis läksime tuppa, panime riidesse, läksime sööma. Nüüd läksime tuppa, panime riidesse ja lähme õue. Sest Sonja magas 45 minutit ainult autos 2,5 tunni asemel. Nii et ma lähen panda vamprisse, teeb natuke seal äkki magab. Väike inimene magab. Päris kiiresti jäi tegelikult magama, aga arvata oligi, et oli nii vähe maganud lõunal. Mõtlesin alguses, et lähen sinna metsa. Ja ma kõndisingi seal ääres. Aga siis selle hotelli valgus nagu paistis sinna. Siis kui ma kaugemal läksin, siis ma mingi ma ikka julge minna. Et ei hakka kaugemale minema siit. Ma ei tea, kas te kuulete siuke mõnes merekohin on. Ja tegelikult oli üldse külm ja ka tuuline. Et hästi mõnus. Ma arvan, ma lasen tal kuskil 3 tundi magada. Siis lähme tuppa.
siis oleme kuskil 2 tundi üleval ja siis lähme jälle ööunne. Ja ma arvan, et ma ise lähen ka magama päris vara, sest et ma eile hommikul tulin töölt, panin küll endale äratuse kell 12, aga ma panin selle kinni ja ma ärkasin natuke enne 3 kiiruga, sõitsin Avele järgi tööle, siis ma lubasin, et ma võtan ta peale ja siis sõitsin Kehra ja siis mul nagu ei tulnud väga und eile õhtul, me läksime kõik magama alles mingi 11:30, me läksime voodisse, ma ei tea, mis kõik päriselt magama jäi. Ja siis oligi 7 äratus, et ma olen suht siuke väsinud ikkagi praegu. Aga piisavalt on energiat, et siin õues olla ja õues on tegelikult isegi parem kui toas. See värske õhk on ikka nii minna. Me ikka võtame maksimumina sellest päevast. Esimene päev küll alles, aga Soonja magas mingi 40 mintsa. Tulime, teisele korrusele. Tulime tagasi sealt õuest, tulime tuppa juba ja ta ikka magas mu liftis kõik asjad, nagu jõudsime tuppa ja tüüpik magas, võtsin tal saapad ja valtsura ja kindad ja siis hakkas vaikselt ärkama õnneks. Ja nüüd me lähme mängutuppa. Sõin natuke putru, nii et seda ööputru siis kui tagasi lähme siis ju piima ja tuttu. Et lähme väsitame ennast natuke seal mängutoas. Selline mängutuba siis, siin olid just mingid lapsevanemad oma lastega läksid ära, aga igast mänguasjad on siin, põrandad on ka mingid hüpata, seal on mingi turnimisasi, saab joonistada, vett juua. Päris tore tegelikult. Ma ei tea, võib-olla ma ei ole lihtsalt varem tähele pannud, kuna ma olen lapseta käinud hotellides, et kas on teistes ka sellised mängutoad. Ja aitäh see palju. Kutsusid küpsiseid. Oi, kes see on? Kits. On kitsake. Oi. Kass. Kass. Enne me näitab raamatu seest ära. Enne mammi. Paneme mammile pampersi jalga. Nii. Nii. Nüüd on nagu Soonja. Mis mammil on jalas? Panen mammil lõksu ka. Selle ära lakkunud juba kõik. Nüüd panime mammile lõksu pähe. Nii. Ära võta talt ära. Las olla. Tal on aia haigus ära võtad. Las olla, ilus on ju. On ju ilus? Yeah. Näitame teistele ka. Pampers ja lipsuke. Aitäh! Katki vist. Katki ei liigu. Meil oli suht kohe, kui me esimest korda siia mängutuppa jõudsime, siis oli kakaplahvatus
läksime tuppa, jõi oma piima ära ja tulime tagasi siia mängima kuskil pooleks tunniks ja siis lähme hakkame sätime ööunne. Kell on 8, Sonja on voodisse pandud ja ma ikkagi tunnik vähemalt istun siin ja võtsin kaasa mingit snäkke, sest ma teadsin, et siin Narva-Jõesuus ei ole mingit poodi lähedal. Vähemalt ma ei mäleta, et siin oleks. Ma käisin viimati siin umbes 5 aastat tagasi, 5-6 aastat tagasi. 5 pigem jah. Ja siis ma ostsin endale Fanta. Mul on Coca ja Red Bull on ka seal külmkapis. Ja siis ma ostsin mingit krõpse. Ma pole neid proovinud. Ja ma ei tea, poes oli kummikommiisu. Ma muidu tegelikult pole ostnud aastaid kummikomme. Ma olen neid söönud küll. Keegi töö juures näiteks kasvõi just hiljuti sõi. Ja ma arvan, et sellepärast ma ostsin ka need. Aga ma veits nosin siin. Joon Fantat. Praegu ringvaade käib. Saab kohe läbi. Ja ma ei tea, äkki lihtsalt scrollin. Mul on tegelikult vaja ühte vlogi vaadata ja täna tuli välja. Nii et ma arvan, ma vaatan selle vlogi ära ja siis pessu ja magama. Tere hommikust! Hommikust. Täna on siis teine päev. Magasime mõlemad hästi. Või selles mõttes ma ärkasin mingi järsku 1:30 ja ma kuulsin midagi, et Sonja nagu niheles. Ja siis mõtlesin, et ongi aeg nagu ärgata. Sest et ma olin nagu endale tõesti puhanud. Siis vaatame, sest kell ei olegi. Ei hakkagi 7 saama, vaid kell on 1:30. Ja siis ma olin vist lõpuks 2 tundi üleval ja siis jäin uuesti magama. Et jah, siuke. See oli ainuke siuke asi siis, et ei magan nagu, ma ei tea, sain oma une täis kuidagi väga kiiresti. Täna panen siin ennast valmis. Mõtlesin, et teen endale natuke mingi näopähe, sest eile ma olin nagu mingi pool surnud. See tunne ja see nägu läksid nagu kokku selles mõttes. Et täna on nagu parem tunne juba ka. Või ma ei tea, mis seal keset päeva muidugi toimub. Äkki ma olen jälle mingi surnud. Aga vähemalt täna ma saan päeval magada Sonjaga, kui ma tahan. Nagu samal ajal, et ma ei pea sõitma. Et siis ülehomme tuleb see päev, kus ma pean sõitma jälle. Ja mis siis täna on? Ma ei tea, tundub, et on hästi sombune muidugi. Ja hästi hallõues, et palun ära võtta seda. Tule siia, vaat siia. Mine vaata duši alla. Ja vaata, mis duši alla. Käib siin, tõstab neid peldikuharjasid ja seal on mingid muud asjad on ka ühesõnaga. Mida ei oleks vaja nagu näppida. Tšau, läksid duši alla. Tšau. Aga tänane päev, mis ma siis tahtsin rääkida? Ma ei tea. No, eks ongi see, et me lähme sööma praegu, on ju. Me käime söömas, siis tuleme tuppa. Ma ei tea, kui vihm otseselt ei saja, nagu siis võib midagi õue minna. Aga no ja nagu nii hall on õues, ma ei tea. Tõesti jõudne.
Noh, praegu muidugi hommik ka veel on ju. No vaatame, sööme selle hommikusöögi ära ja siis otsustame, et selles mõttes tegevust ju on. Et saame minna spaasse. Ma võtsin endale nüüd selle jaa, võib-olla ongi hea minna praegu spaasse, sest et kõik inimesed ju teevad check-out'i, kuna just ei ole 8-9 kulnud. Ja siis seal ei ole kedagi. No ega teile ka oli mega vähe rahvast, nii et vahet pole. Mis ma veel tahtsin öelda? Et reede hommikul tõin Sonjale selle paadi nii-öelda siis täispuutava, kus ta saab nagu chillida. Et äkki sellega on tal natuke lõbusam seal, sest et spa osas ei ole selliseid madalaid basseine siis, kus ta saaks niisama olla, seista. Või seal üks on, mille ääres ta saab niimoodi käia nagu, aga see ei ole ka nagu päris see, kelle ei saa seal nagu väga plätserdada, ma pean siis liimatäiega peale hoidma. Et kui ta ümber kukub, siis ta ikkagi upub ära. Ja mida sa lõhud seal? Selle ütlesid, okei. Ja reedest pühapäevani on siis avatud see veepark. Et sinna me saame minna reede hommikul, ehk siis homme hommikul. Et saab siis seal nagu plätserdada nii, kuidas talle meeldib. Ja kuidas tema tahab. Sellises vees, kus on talle põlvini võib-olla, kus ta saab siis üle muljatada nii-öelda. Ma teid hommikusöögile kaasa ei võtnud, ma jätsin telefoni laadima, aga me praegu lähme õue. Sest et ilm on nagu enam vähem, vihma ei saja, nii et lähme naudime praegu õue. Ja muide, hommikusöögi lauas oli üks naisterahvas, kes ütles, et veepargi beebialade on kogu aeg lahti, nii et lähme sealt ära. Okei, tegelikult ikka tibutab vihma, aga tibutab küll. Õues käidud ja kuna vihma tibutas ja maa oli märg, siis ma kartsin, et Sonjal on nagu jalad juba märjad, kuigi tegelikult jalanõud olid ainult, et jalad olid täitsa okei. Õnne kettu. Ja opa, astu. Ops, võt nii, jah, tubli. Ja siis lähme edasi. Ühesõnaga, ja siis ma kartsin, et tal on jalad märjad, tulime tuppa, aga kõik oli täiesti fine tegelikult, oleks võinud veel õues olla. Ma tea, mis meil oli mingi pool tundi võib-olla. Ja et mitte toas istuda ja kasutada ikka neid võimalusi, mis siin hotellis on, siis lähme mängutuppa. Mõtlesin, et läheks veeparki, aga ta juba haigutas seal toas. Siis mõtlesin, et lähme siis peale magamist, et siis uue energiaga ja mis me siin ikka kõik kasutame ära, et muidu pärast õhtul ongi ainult mängutuba, et nagu mängutoas ka nagu nii fun ei ole. Et see basseini värk on ikkagi lõbusam, väsitab rohkem siis, et selle läbi ka meetame õhtuks. Minu üllatuseks on pubi kinni. Nagu ma teadsin, et see restoran on kinni, nagu nii lõuna kui ka õhtusöögiks, aga ma arvasin, et pubi on ikkagi nagu tehakse varem lahti, kui kell 12. Et Sonja ju tahab süüa. Aga see on kinni.
siis see Liivarand hotell, mida nad seal oma kodulehel ka promovad, et seal on mingi nagu sööma on ja see tehakse kella 3 lahti üldse. Ja siis siin vastas, mis on merepargi. Küsisin, et kas seal on, siis ta mingi, seal on mingi kohvik, aga ma ei tea, mis seal pakutakse. Okei, ma ei viitsi nagu sooned riidesse panna ka, et nagu minna lihtsalt vaadata, mis seal on. Ja ma oleks võinud nagu netist vaadata menüüd, aga kell oli juba 11 läbi. Et ta on nii õnnine ka natuke, et ta vist ärkas suht vara. Ma ei tea, mina kuulsin teda kell 7 alles, aga ta võib ju varem üleval olla juba. Et sa loodate seda toitu ja kõike jaada, et kas ta üldse sööb seda, on ju. Ühesõnaga tulime tuppa, andsin talle ööputru, mis oli veel eilsest alles, pirnipani nahka ja siin sööb oma mõngleid. Ei söö, sina ei söö. Sööd küll. Mingid mõnglid ja mis siin on kaera, need pallid või kamapallid tähendab. Ja küpsise pani nahka ja ühesõnaga tuleb siuke näksiv lõuna täna. Et homseks ma siis tean, et homme lõunat me ei saa kuskil süüa siin. Et peab vaatama, peab uurima, kas seal merepargis on midagi. Või siis võtan hommikusöögist midagi kaasa. Panengi siia karpi. Sööb täna selle karpi tühjaks ja panen homme sinna karpi, et ta saab vähemalt midagigi süüa, sest et tegelikult homme hommikul meil ei ole plaanis basseini minna, aga mõtlesin, kui me lähme, siis ta on kindlasti väga näljane peale seda. Võt. Aga nagu ma ütlesin, kell on 11 läbi on ju. Ja varsti magama. See on siis see veepargi osa, ma ei tea, kui kuulete midagi. Ühesõnaga see veepark on kinni. Aga siin all on beebide bassein, kuhu me saame minna. Veits kettas olen, tulime siis sööma pubisse, sest see on ainuke koht, mis on lahti siin hotellis on ja ei ole teenindajad ei pubis, ei sohvabaaris, nad on siis ühendatud on ja sein on vahel nagu ei ole mitte kedagi, lõpuks läksin receptionisse, ütlesin, et vabandage, kus te teenindajad on, siis jaa, kohe helistan, ja siis tüüp helistab siia sohvabaari nagu terve lobi lihtsalt karjub selle telefonikõne nagu selle kutsumise peale, selle heli peale ma mingi okei, nagu mida sa helistad, siin ei ole mitte kedagi, nagu nad ei kuule siit läbi pubi midagi, ühesõnaga helistab ja siis ma mingi tulen siia pubisse jälle, lükkan selle köögiukse lahti, ütlen tere, mitte kedagi, mingi vastust ei tule, siis läksin uksest välja ja jälle sinna nagu lobisse vaatan, üks vend, kes tuli mulle vastu lobis, see siis võttis telefoni vastu seal sohvabaaris, ma mingi normaalne, et esite terve see aeg siin, ei võin siis nagu teenindada või vastu võtta, siis ta mingi, ma kohe seletan, ma ei tea, kas ta oli mingi manager või mis iganes ta oli, aga mendi koti nagu on ju, et kui su töötajaid ei ole, siis sina teed nende tööd nagu, sorry. Ja siis muidugi ta läks kuskile kööki, ma ei tea, kuskile otsima neid kaugemale, ilmselt seal mingid käigud on ja siis riburada pidi tuli 3 venda kuskilt välja. Nagu, what the hell, mul laps on näljane, ma tahan, et mind teenindatakse nagu. Et kui te olete avatud, siis olge avatud, nii et koha peal on ka keegi. Ma ei tea, pange kurdi kaamerad endale siia, et te näete, kui inimene tuleb sisse või ühesõnaga mingi megamarus, Tulgu seda toit parem kiiremini. Mis meil siis täna õhtusöögiks on tähendab? Kukeseene, ürdi
väikesi mingi supp oli, püree ja siis Sonjal on lõhe. Ma juba tegin tükkideks tal ja siis värske salatiga. Sonja, head isu! Kolmandat korda arvasin, et Sonja söömise lõpetanud, aga ei, tema tuleb ja nokib ikka veel midagi. No, sööd või? Sa sööd midagi või? Mitte. Kohviga võtad? Ei võta, võta ise siis. Ei taha enam või? Nüüd on kõht täis või? Minna 2 tundi ööuneni ja ma panin preili vanni. Nii õnnelik. Ma viitsin sinna basseini minna enam, et parem pesenda puhtaks. Ja istub siin vannis mul. Ma mõtlesin, et täna õhtul teen ise endale ka vanni, et ligunen. Ma ei tea, millal see võimalus jälle tekib. Et meil vanni pole ei vanemate juures ega mul kodus. Linnas vanematel on, aga seal elab nüüd õde ja sinna lihtsalt nagu tere, ma tulin vanni, ka nagu ei hakka minema, on ju. Aga samas ma olen nii väsinud praegu, mõtlen lihtsalt, et ma siia vanni lähen, siis ma upun siia ära ka, vist ma jään magama. Aga eks vaatab, mis ma teen siis, kui Sonja magama läheb, äkki tuleb jälle uus energia peale. Ja sa tahad ikka tere või? Vot. Aga ma ei tea, vist ei rääkinudki väga teiega, ainult räntisin seda pubi juttu. Et ja, käisime basseinis seal beebide osas, või veepargi osas, kus on siis beebide bassein. See oli täitsa tore, aga mitte kedagi polnud nagu. Selles mõttes oli natuke igav Sonjal, et lapsi pole. Korraks käisime ka seal teises osas, et puhusin tal selle paadikese täis ja seal sain siis nagu ise natuke rohkem ulpida, et ma ei pidanud teda nii väga hoidma. Ja tulime tuppa, vahetasime riided, käisime söömas, siis olime seal mängutoas natuke, mööda koridori jooksis ja siis nüüd oleme toas. Ja teeme vanni ära ja siis võt piima, vaatame, et need juuksed kuivad ära ja siis magama. Ma ei tea, kaua ta seda lõunaund täna tegi, aga ta jäi kuskil mingi 12-20 magama äkki, 20-15, 12-15 midagi sellist ja kell 2 ma juba kuulsin teda. Võimalik, et ta oli jällegi varem üleval, on. Et jah, aga täna ma ikkagi püüan 8-ni pidada vastu niimoodi, et vahepeal ei tee uinakud, nüüd on juba hilja, aga mis sa tegid nüüd? Näita ennast. Panid oma näo sinna vee sisse, siin on ju mullid, kallis. Tegin talle vahuvanni natukene, panin seda tussikeeli natuke. Jaa, aga ära söö seda. Olgu, tegelen lapsega ja siis hiljem kunagi räägime teiega. Tere veetmist. Mega unineid ka veel, kuigi me oleme juba tund aega üleval olnud. Lähme hommikus sööma. See midagi väga erilist ei ole, aga ma näitan teile ikkagi, mis siin pakutakse hommikuks siis. Mis meil siin hommikusöögiks on, siis võtsin viimane muna oli seal. See oli teistsugust muna ka, aga ma tahtsin just seda. Peekon, smitsingirullid, kurk, Sonjal on lillkapsas, mais, vinkud, kartul, kodujuust, paprika, vorst ja siis ma loodan, et ta sööb putru muidugi ja pulki ka ja värki. Näen, toon vett või juua ka meile. Peale hommikusöögi me oleme siin toas istunud, aega sisustanud kuidagi
Ma tegin ühe võiku Sonjale kaasa sealt hommikusöögilauast. Nüüd on seda veits näksinud, kell on 10 läbi. 10:30 juba. Et väga palju polegi jäänud enam. Ketiste. Näitad, kuidas sa oskad noogutada või? Yeah. Igatahes ma siin mõtlesin, et ega me täna enam kuskile spaasse ei lähe. Mängutoas käisime ka peale hommikusöögi natukene. Et peaks ära lõpetama selle vlogi. Aitäh, et vaatasid. Puhkasite meiega koos. Olite meiega spaas koos. See on nii naljakas. Oot. Ja näeme teiega juba järgmine kord. Lehvita. Tšau!